Niisiis, see on 7. detsember ja tänases üksinda koodis ülesandes soovib Lennart endale leida hotelli Tartus. Ja tal on siis sellise failina kokku aetud siis see teine osa siin on kõikide Tartu hotellide erinevad arvustused, et siis on hotelli number ja erinevad arvustused selle hotelli taga. Ja siis see number 4 siin ütleb, et mitu hotelli siin erinevad kokku on. Ja need erinevad arvustused on komadega eraldatud omavahel. Ja siis see esimene osa sellest failist ütleb, et mida Lennart ise arvab erinevatest arvustustest ja kuidas tema omaenda perspektiivist hindab erinevaid arvustusi. Et näiteks siin meil on Vetsud on umbes, on selle esimese hotelli arvustus ja siis see kui Lennart näeb sellist arvustust, siis see järelikult tähendab, et tema silmis on see -2 punkti. Ja siis ta hindab kõiki neid arvustusi ükshaaval ja siis igale hotellile tuleb lõpuks selline lõpptulemus või siis punktisumma. Ja on vaja kokku lugeda, mitu hotelli on Lennartile sobivad ja sobiv hotell on selline, millel on vähemalt 10 punkti. Ehk siis see tähendab, et hinnangute kogu summa on rohkem kui 10. Ehk siis see peab olema mitte vähemalt 10, vaid see peab olema üle 10. Ehk siis alates 11 peab olema see hotelli kõigi hinnangute kogu summa. Ja ma mõtlesin paari erineva viisi peale, kuidas seda ülesannet lahendada. Minu esimene lahendus oli selline väga pikk ja lohisev kood, mis küll töötab, aga ma hiljem kirjutasin ka sellise natukene lühema koodi, et mis töötab tegelikult täpselt samamoodi. See on selline puhas Pythoni kood, mida on palju keerulisem lugeda. Ma ei tea, kas Python ongi mõeldud niimoodi kirjutamiseks, aga igatahes niimoodi saab ka. See siin on aga minu meelest natukene loogilisem lahendus. Et esiteks ma võtan need 2 numbrit siit, sellepärast et see esimene number ütleb, et mitu Lennarti oma nii-öelda punktisummat siin on, mis läheb siis punktidesse. Siia ma teen sellise järjendi nendest kokku. Ja siis teine järjend, mille ma teen, on hinnangud, mis on siis nendest hinnangutest. Ja siin ma võtan need numbrid välja, ehk siis siit tuleb number 6 ja number 4 tulevad välja ja siis ma saan neid numbreid hiljem kasutada. Aga ma loon siit 2 järjendit ja ma teen need järjendid niiviisi, et iga rida oleks justkui üks element järjendis ja igale sellele elemendile ma teen kooloni pealt splitti. Ja et ma saaksin kätte siis selle alguse sõne siit ja et ma saaksin kätte ka selle numbri. Ja selle numbri ma siis konverteerin täisarvu formaati. Kuna muidu, kui sa splitti teed mingisuguse karakteri pealt, siis mõlemad osad, see parempoolne ja vasakpoolne osa lähevad täiesti tavalisse sõneformaati, nii et need numbrid on vaja ära konverteerida. Ja kui ma olen seda teinud selle esimese listiga ja siis teise listiga, siis ma saan järjendi punktid ja järjendi hinnangud ning siis me saame kokku lugeda kõik asjad. Nii et me lähme kõikidest hinnangutest läbi, mis on need hinnangud siin rida-rea haaval ja siis ma saan võtta selle osa siit ja sellele osale ma teen splitti koma ja tühiku pealt. Ning kui ma teen koma ja tühiku pealt splitti sellele, siis siia jäävad kõik need elemendid sõnedena ja eraldi elementidena.
mis tähendab siis seda, et kui mul on nii-öelda need kirjeldused ühe järjendina ilusti olemas, siis ma saan for loop'iga nendest kirjeldustest läbi minna ja ma saan lugeda kokku, mitu punkti nad kõik kokku annavad. Ehk siis siin on selline muutuja nagu uus hinnang, mis on alguses 0, aga siis me lähme, seda mitut ma vist isegi ei kasuta siin, huvitav. Ehk siis me lähme nendest kirjeldustest läbi ja siis me lähme läbi kõikidest punktidest, mis on kõik siin, mis me oleme sisse juba lugenud. Ja siis see P, ehk siis esimene osa sellest punktist, siin punkti järjendil on 2 osa. Kuna me oleme kooloni pealt splitti teinud, siis siin for loop'is P0 viitab sellele esimesele osale ja P1 viitab sellele viimasele osale, mis on see number. Ja siis me teeme nii, et kui see esimene osa, minnes nendest kõigist läbi, kui see esimene osa võrdub mingisuguse osaga siit, kuna me lähme ka kõigist nendest läbi, nendest kirjeldustest siis selle esimese for loop'iga, kui need võrduvad omavahel, siis me lisame hinnangule selle numbri, mis sellel kirjeldusel, mis sellel hinnangul siis on. Ja kui me lähme nende 2 for loop'iga niiviisi läbi siit, siis me lõpuks saame kokku selle ühe rea nii-öelda hinnangu. Kuna iga rida on üks hotell, siis me saame selle rea hinnangu ja siis me saame kontrollida, et kui see hinnang on suurem 10, siis me oma sellele counter'ile, mis on selline loendaja, et me tahame kokku lugeda selle muutujaga, mitu hotelli vastavad siis Lennarti kriteeriumile. Ja alguses ta on 0, aga siis iga kord, kui me leiame midagi, mis on suurem 10 punktisummaga, siis me paneme talle +1. Ja kui me niimoodi kõikidest hinnangutest läbi läheme, siis me saame lõpuks välja printida, et mitu hotelli siis lõpuks on kokku sellised, mis vastavad Lennarti kriteeriumile. Ja see oli selline lahendus, millega ma sellest ülesandest läbi sain, aga hiljem tuli mulle üks palju lihtsam lahendus pähe, mis on minu meelest lausa nii lihtne, et see on isegi veidi tobe. Et ma saan selle väikse failiga siin demonstreerida ilusti. Ehk siis, kui me võtame siit näiteks hea hommikusöök ja me teame, et hea hommikusöök on 5 punktiga, siis me saame otsida seda head hommikusööki ja me saame kõik kohad selles failis, kus on kirjas hea hommikusöök, me saame vahetada selle number 5-ga, sellepärast et number 5 on siit paremal pool koolonit. Teeme sama asja super asukohaga, vahetame kõik number 6-ga. Meeldiv teenindus, vahetame kõik number 4-ga, rotid on toas, vahetame kõik -4-ga. Vetsud on umbes, vahetame -2-ga ja tasuta parkimine vahetame 2-ga. Ja nüüd, kui meil juba on olemas põhimõtteliselt kõik need andmed, mis on siin all, on need hotellide andmed, siis selle hotellide andmetega me saamegi võtta kõik, mis on peale koolonit, ehk siis see osa peale koolonit. Me saame nii-öelda kirjutada Pythoni koodi selle jaoks, et võtta see osa ja siis me saame teha splitti nendele ridadele koma koha pealt ning konverteerida need kõik numbriks ja siis kasutada sum funktsiooni. Ehk siis kui me lähme siia Pythoni arenduskeskkonda nii öelda, siis ütleme, et meil on üks rida ja siis see rida vastab, kui me näiteks kopeerime selle siit, siis see on üks rida, aga me saame teha sellele reale rida split ja saame teha koma ja tühiku pealt. Siis me saame sellise järjendi erinevatest nendest elementidest, aga me saame nad kõik ka konverteerida täisarvudeks. Ehk siis me kasutame map funktsiooni. Map on selline sisseehitatud funktsioon, mis lubab meil mingisuguse järjendi kõikide elementide peal kasutada mingisugust kindlat funktsiooni. Ehk siis selline funktsioon on Pythonis nagu int funktsioon
ja see int funktsioon siis, kui sa int funktsioonile annad mingisuguse sõne sisse ja seda on võimalik numbriks konverteerida, siis ta konverteerib selle numbriks. Ja kui me kutsume map int selle sama sõnade järjendi peal, kus kõik on numbrid, aga sõnade formaadis, siis see tagastab meile justkui listi kõikidest nendest numbritest. Ning peale seda, mis me saame teha, kuna see on list kõikidest numbritest, siis me saame kirjutada sum funktsiooni tema peale. Ja sellepärast, et sum funktsioon on selline huvitav funktsioon, et kui sa annad talle järjendi numbritest, siis ta automaatselt liidab kõik need numbrid kokku ja tagastab, mis see lõpptulemus on. Nii et kui me seda teeme niimoodi, siis me saame -1 ja siin näites selle esimese rea vastus ongi -1. Nii et põhimõtteliselt, mis ma siin oma lihtsam kood failis tegin, õigemini ilusam kood nii-öelda, siin ma siis implementeerisin selle sama lahenduse, mida ma praegu näitasin, kus ma lihtsalt teengi replace kõikidele nendele arvustustele, täpselt nende numbritega siit ülevalt, kus on Lennarti enda punktid. Ja siis me saame kasutada sum funktsiooni selle sama mapi ja integeriga ja splittida koma ja tühiku vahelt. Põhimõtteliselt see koht siin on kõige olulisem koht terves selles koodis, ehk siis see replace ja siis see rida siin. Ja samamoodi me võtame, et kui palju on neid hotelle kokku, et me ütleme, et kui see punktisumma kokku on suurem 10, et siis me liidame sellele muutujale, mis loeb seda kokku. Ja selline oli siis minu mõttekäik 7. detsembri üksinda koodis ülesandest.